Tere tulemast siis minu kanalile, minu nimi on Rutt. Teeme siis täna sellise teema, et laseme kaartidel ise rääkida. Vaatame, mida tahavad kaardid täna rääkida, mis on see teema või mingisugune info, mida keegi teist siin vaatajatest peaks kuulma. Mis see on, mida ma pean teile siin teatavaks tegema, mis info see on? Näidake palun. Siin on nüüd juttu mehest, kellel on mingid hirmud, aga ta tahab teha mingi plaane kellegi naise suhtes ja ka müntide naine üldiselt on abielunaine. Ta kas ise elab temaga koos, see mees, või see on nii-öelda naine, kes ei kuulu temale, on ju, kes on seal, elab koos kellegi teise mehega. Aga ta on silma peale pannud sellele naisele ja ta hakkab mingi plaani pidama. Aga ta ei tea, tal on hirmud, kas see, mida ta plaanib, kas see õnnestub, kas see naine üldse tahab seal temaga midagi, ei tea, vaatame, mis edasi on. Mis plaane see mees siin naise suhtes peab. Siin võib olla, et see mees juba ammu armastab seda naist. Võimalik, et nad on ammu tuttavad. Juba jah, ammu aega tagasi. Ja tegelikult nad meeldisid juba siis üksteisele, võib-olla nad olid ka armunud, võib-olla oli mingisugune läbise, võib-olla suke hea sõprus oli. Võib-olla oli ka tööalaselt väga head sõbrad, on ju. Aga siis juhtus midagi, tulid mingid hirmumõtted, võib-olla keegi midagi rääkis või juhtus midagi, et elu võttis teise pöörde ja siin läks igaüks elus oma suunda. Elu viis nad lahku. Ja siin näitabki, et keegi nendest abiellus, meeldis suke partner ja hakati koos elama. Õpiti üksteist tundma, igaüks tegi oma tööd, suke rahulik perekonnaelu oli, aga naine siin, selle naisel siin meest kõrval ei olnud, näitab, et ta on üksik ema, aga ta on sukene tugev figuur, on ju, et ta sai hakkama. See sama naine ilmselt, et ta jäi kellestki rasedaks, aga elas üksi ja oli väga suksed, ta on suke tugeva iseloomuga, et ta ei karda üksi elamist ja saab nagu väga hästi hakkama. Siin ta räägib nüüd minevikust ilmselt, ma saan aru. Et mehel, mees oli ikkagi suhtes, mehel oli abielu mingisugune või sukene, püsisuhe oli selja taga, on ju, võib-olla olid ka lapsed tulid. Mis siin veel tahab edasi tulla? Aga siin ongi, ma saan aru, et siin on mehe jutt, kuidas mehel läks see abielu edasi ja mis naisest sai siin, kes üksi elas, last kasvatas. Siin on laps juba suur, ta on oma lapse üle hästi uhke, laps on siuke hästi uudishimulik, et võib olla juba siukene, teismeeas, eks ole, võib olla muidugi natukene vanem, aga naine on oma lapse üle väga uhke, tõsiselt, ta on nagu tema päiksekiir. Aga siin mehel näitab suhet, et siin tulid suhtes tulid raskused, tõesti väga suured raskused, sest naine armastas head elu. Naine tahtis, et kõik oleks külluslik, võib-olla naine hakkas ka alkoholi tarvitama ja suhe läks hästi raskeks, hästi keeruliseks mehel siin. Mehel see hea elu, kas siis rahaliselt, finants hakkas juba minema kuidagi keeruliseks, ei saanud enam lubada kõike, mis vaja oli, või siis lihtsalt kadusid peres mehe ja naise vahel tunded ära, muutusid üksteise suhtes külmaks. Nii, siin näitab poissi, et see poiss on jälle kasvanud natukene, aga on langenud mingisuguse halbade inimeste küüsi, kes teda tugevalt mõjutavad. Et kahjuks nagu siuksed, võib-olla on siuksed natuke pahelised, eks ole,
et siin võib igasuguseid tülisid tulla, kuulujutte, selliseid asju, eks ole, et noh, ei ole nagu kõige parem kampaania, kuhu ta sattus, on ju. nii, mis siin mehele siis saib edasi? mees lõpuks jäigi üksi, naine läks tema juurest ära või läks tema naise juurest ära, ühesõnaga pere on lahku läinud, mees näitab, et elab üksi ja käib niisama maailmas ringi, vaatab, mis maailmas toimub, noh, üksi reisib ringi, on ju. nii. Samal ajal naise elu koos selle lapsega on läinud uuesti tasakaalu ja siin tuleb nüüd, siin on, noh, näitabki valikut, on ju, tuleb teha kiiresti valik. Kas tal oli nüüd pere üldine valik, et ema ja laps pidi kuskile kolima või see oli siis ainult ema jaoks mingi tähtis valik, on ju, kas töökoha vahetus, elukoha vahetus või siis poiss, et oli, või noh, miks ma tahaks öelda poiss, siin ei ole tüdrukukaarti ju ka tegelikult. ütleme laps või siis laps oli juba, sai nii vanaks, et ta pidi tegema valiku, kas siis kuhu kooli minna või missugust ametit õppima. Et võib-olla siis peabki ema juurest ära minema, et noh, et siis noh, aga naisel nagu on niisugune harmoonias, üritab vähemalt hoida tasakaalu. nii, vaatame, mis edasi saab siin. huvitav, et ajajooned jooksid huvitavad, mitte kokku, aga sarnased. Mõlemad käisid kellegi teadja inimese juures, kes käis naise juures, kes käis mehe juures. Ütleme, et see mees siin käis, ütleme, teadja naise juures, siin kaardipanija juures või lihtsalt selgeltnägija juures ja võib-olla tahtis teada, et kas siis, kuidas ta eksil läheb, eks ole, või et kas ta leiab omal uue naise, on ju, sest ta noh, tahab võib-olla uut naist, eks ole. et kas ma ikka leian niisuguse hea naise, mitte niisuguse, kes mul oli niisugune kuri, on ju. Ja siin on samamoodi, et see naine läks kellegi teadja juurde, keegi maag, võib-olla see oli meesterahvas, läks abi paluma ja ta läks sealt ära niimoodi, et ta jättis nagu mingid mured selja taha. Et ta nagu vabanes mingist murekoormast, on ju, ja läks oma teed. Ja siin tuli all, et tegelikult ta oli nagu õnnelik ka, et sest asjad võtavad uue pöörde, ta elu nagu keerab mingi täiesti uue lehekülje. Et mida see maag talle ütles, me ei tea, et kas tulebki sinu ellu uus inimene või et su laps astub ellu, eks ole, et nüüd sa jääd üksi, sul on võimalik nüüd teha, mis sa tahad. Me ei tea, mida nad, aga ajaliin oli selles mõttes huvitav, et mõlemad käisid nagu teadja inimeste juures nõu küsimas, et kuidas oma eluga edasi minna. Nii, vaatame, mis edasi saab. Siin on nüüd mees suhteliselt selline, ta on nagu julge, aga ta mingi valiku ees, ta ise peab tegema mingi valiku, ta saab aru, et niimoodi edasi minna ta ei saa, ta on ka kohati enda peale pahane ja on näha, et ta peab tegema lõpuks mingi valiku, ta saab aru, et nii enam edasi minna ei saa, aga peab tegema mingi valiku, kas ta tahab siis töökohta vahetada, kas ta tahab elukohta vahetada, müüa mingi kinnisvara maha ja osta midagi uut, kolida hoopis mujale, hakata hoopis muud tööd tegema või ma ei tea, mis, noh, mingi valik siin on. Mida teeb naine sellel ajal, mis tema elus juhtub? Tal on abilised kõrval, kes teda aitavad, nii rahaliselt, annavad head nõu, et tal on nagu abilised igal pool kõrval, on ju, ta on niisugune hea südamega naine ja tal on ka palju häid sõpru ja sõbrannasid. Aga ta on nagu hästi aus. See naine on õppinud, elus peab olema aus, sa ei tohi valetada, muidu sa ei jõua sellega mitte kuskile, on ju. Ilmselt siin, kus see periood oli, kus laps valis niisuguse halva seltskonna, et see ilmselt juhtusid pahandused ja sellest naine sai aru, et ei saa valetada, et peab olema hästi aus. Nii. Nüüd on suhteliselt nende elud jõudnud nagu nende suhteliselt üksteisele lähemale. Mees on nüüd kuskil siin sõidus, kas on komandeering või on ise kuskil lihtsalt tahab sõita ringi, midagi vaadata või on tööalaselt peab sõitma ringi. Või on ta töö selline, mis nõuab ringi sõitmist. Aga ta läheb ta läheb mingi kindla eesmärgiga, mingisse kindlasse kohta, aga ta veel ei tea, kuidas see asi laheneb või mida ta peaks seal tegema, ta veel ei tea. Naine siin on oma niisukeses naudingus, naudib, siin on rahulik
ja no rahaliselt ta on stabiilne, ma ei saa öelda, et ta on nagu siin pururikas, ei, aga noh, raha ei ole tal nüüd nii väga palju, aga ta on piisavalt nutikas naine, et koguda raha ja ta saab oma eluga hakkama. Tema nagu naudib elu, aga mees siin on jah, mingisuguses vabas liikumises kuhugi poole, aga tal on mingi kindel siht, kuhu. Ja siin mees on, ta on mingi aeg kuskil olnud paigal ja nüüd ta ütleb nii, nüüd on aeg edasi liikuda, vot siia punkti, vot siia me läheme, et ma olen pikalt juba nagu mingit asja teinud, aitab nüüd teeme sellele lõppu ja nüüd ma pean edasi liikuma, vot siia kohta mul on kindel koht, kuhu ma minna tahan. Naisel samamoodi on uued tuuled puhumas, midagi täiesti uut tuleb ja see on midagi sellist, mis naisele väga meeldib ja ta on niisugune hästi rahulik, ta ei mõtle üle. Ta võtab asja, et kui elu toob uued tuuled, selge, ma lähen selle tuulega kaasa, ma ei punni talle vastu, on ju. Ja siin nad jõudsidki kokku üksteisega. Nii vahvalt räägivad kaardid. Mees, no siin on nagu selline, mees tahab vaikselt ära hiilida, ei taha nagu, noh, võib-olla ta nägi seda naist, eks ole, et see oli torne, et et ma nägin teda, et mõte, ta on ikka täitsa olemas kohe ja kui ilus ta on ju, tahaks kas või salaja kuidagi taga kokku saada, eks ole, et ta oli šokeeritud sellest naisest, et missugune ta on, eks ole, missugune ta nüüd välja näeb. Ja näete, naine ka nägi mees, see mees tuli nüüd ise välja, et ja naisel oli ka tegelikult kohe nagu tunded tema vastu, et siuke kirg tekkis kohe, et võib-olla see oli nagu kuskile enne nagu alla surutud. Aga nähes seda meest, noh, siin meil, mäletame, rääkisime, et siin oli mineviku kaardist, nad olid minevikus juba ammu tuttavad või olid head sõbrad, me ei tea, on ju. Aga nad said väga hästi läbi ja tundub, et nad üksteisele väga meeldivad, siin on see naise poole peal, on ju. Väga huvitav, nii. Ja mis nad siin nüüd lõpuks edasi, sest siin ju vaata mees hakkaski rääkima, et tahaks kuidagi selle naisele läheneda, on ju. Ja mis tulevad viimased kaardid? Aga huvitav, siin tuleb mingisugune, no mingitest asjadest räägitakse omavahel. Kas siis mehe illusioonid kukuvad kokku, ta ei ootanud seda, ta on kurb, aga ta saab aru, et see on õige ja aus vastus, nagu siin tuli välja, et naine ütleb, ma pean õigust rääkima. Ta rääkis mehele õigust, ta oli mehega aus, võib-olla ta rääkis oma elu, mis tal oli, on ju. Ja meest kurvastas see, võib-olla teda kurvastas ka see vastus, võib-olla mida naine talle ütles, sest naine siin on kaitses. Ta kaitseb ennast, ta ei lase mehele enda lähemale tulla, mis ise mees meeldib. Aga siin on muutuse kaart, siin võib olla, et noh, naine temaga suhet kui sellist ei taha. Et võib-olla ikkagi, noh, me ju ei tea, kuidas see sõprus lõppes, võib-olla tegi talle haiget, võib-olla ta on elus ise haiget saanud ja ta ei taha seda suhet selle mehega. Et midagi siin muutub, siin oli mingisugune suhtlus nendel, mehel ja naisel omavahel, on ju. Ja naine nagu, noh, naise vastus ei olnud see, mida mees ootas. Mees oli pettunud, ta ei olnud pett, oli kurb, mees oli kurb, aga ta sai aru, et see vastus oli aus naise poolt, ta sai aru, et see oli õiglane, aga kahjuks jah, et noh, see ei olnud see vastus, mida mees ootas. Ja mis tahavad kaardid siis selle kohta öelda kokkuvõttes? Et olukord on selline, et noh, ei saa liikuda ei siia ega sinnapoole justkui. Aga samas ju öeldakse, et peab ootama, laskma sellel asjal settida. Et las läheb aeg natukene mööda, noh kiirelt. Aga ei, siin on ikkagi kaitse peal, et ei, see naine ikkagi jääb kaitsesse. Ilmselt see naine seda meest oma ellu, noh ilmselt kui mehe või abikaasana ta ei taha. Sest noh, kas ta pakkus mehele välja ainult sõprust siis või? Nad rääkisid paljudest tavaasjadest, tavaoludest, et kes kus käis, mida tegi, on ju. Kas sa kaitsed ennast selle mehe eest või? Aga see naine ütles, ma põletasin kõik sillad ära. Et ma alustasin täiesti otsast. Ja ma tahan nüüd oma elus edasi liikuda. Ja ma liigun oma elus edasi oma unistuste poole. Ja et naine ei ole praegu, naisel ei ole praegu soovi nii-öelda minna mehele. Naine tahab olla vaba ja ilmselt võib-olla tahab ka elus mingid oma unistusi täita.
oma elus edasi liikuda, et kui tal on raha, miks mitte, eks ole. Et võib-olla käia mitmes kohas, me ei tea, mis naise plaanid on, aga kindlasti ei taha ta praegu üldse nii-öelda mehega koos elada. Ta tahab olla vaba ja hakata vaikselt oma unistuste poole liikuma. Mis unistused need on, me ei tea. Et aga ta tahab kindlasti sinna liikuda, ta on mingid õppetunnid saanud ja ta julgeb alustada nagu täiesti puhtalt lehelt. Et selline oli siis ladumine, mis tahtis välja tulla, mingi lugu. See siin muidugi ei ole mitte kõigile, nagu ma ütlesin, see on üldised ladumised. Ja see, mis välja tuli, et võib-olla kellelgi teist selline asi juhtub, eks ole, et me ei tea. Aga kindlasti ei ole see kõigil, sest see ei ole ju, see on ikkagi üldine ladumine, mul on vaatajaid palju. Lihtsalt tuli siuke info välja, ma ei tea, miks keegi pidi seda teadma ja kuulma. Võib-olla see, kellel oli see lugu, võib-olla ta sai aru, miks see lugu oli, miks mina pidin seda kuuldavale tooma. Võib-olla see inimene sai sellest aru. Ja näete, paki all on mõõkade kuningas. See asi tegelikult selle naisega ei anna mehele rahu. Ta ei suuda nagu oma hinges leppida naise vastusega, mis naine ütles talle. Aga naisel on oma plaan sündinud ja tema hakkab seda, tema on oma eluvees, tema nagu naudib seda elu, tema on oma valiku juba teinud. Ja siin oli mingisugune rääkimine, siin oli mingisugune tüli omavahel, eks ole, et miks sa nii tahad. Ja ikkagi see suhe, siin tuli mõõkade 4. Ei, siin on lihtsalt hirmukaart, jah. Et mees meenutab seda kõike, mis ta naisega, mida nad rääkisid. Ja see lõppes ikkagi nagu sellega, et ta hakkas muretsema, vaata, et kahju, et niimoodi läks kõik. Et võib-olla kellegi elus juhtus selline asi, et eks siis võib-olla teie saate aru, miks ma pidin seda siin kuuldavaks tegema. Sellega on siis tänaseks läbi teema. Vajutage pöial, tähendab pange like. Kui teile meeldib, kirjutage kommentaar. Uued tulijad, vajutage tellinuppu ja vajutage ka musta kellukest, siis edaspidi saate alati teavitused, kui ma olen uue video üles laadinud. Ma tänan teid kõiki ja jääme jälle nägemiseni.